Kevin Christopher Jegers, suured õnnesoovid. Üks uus meistritiitli omanik on jälle Eesti meistrite reas. Räägi natukene viimasest võistluspäevast kõigepealt, et väga ärevaks olukorrad justkui ei läinud, samas üksikutel radadel, kas või esimesel said natukene ikkagi nuputama hakata. Jah, ma üldiselt proovisin võimalikult rahulikult mängida, mitte ühtegi väga suurt viga teha, mida ma ka suutsin, aga esimesel rajal korraks võib-olla selline väike närv tuli, et kui pall sinna vasakul läks. Ma lihtsalt lootsin, et see on alles ja õnneks oli alles ja suutsin paari teha. Pärast seda oli kõik rahulik. Et väga nagu ei pidanud põdema oma mängu pärast, et kui vaadata natukene neid paare ja pöördisid, kuidas nad tulid, siis päris mitu pöördit jäi ju napilt tulemata ka, et sa pigem tegelesid pöördi üritamise kui paaride päästmisega. Ja, et mul mäng oli väga hea, et putt jah, kõik sisse ei läinud, aga ega alati ei saagi. Ja ühtegi sellist, ma suutsin väga hästi mängida ja mitte ühtegi suurt viga teha ja tegi asja kergemaks. No pärast seda, kui sa 3 aastat tagasi oma esimese löögimängu medali said, läksid sa kindlasti järgneval 2 aastal plaaniga seda hõbedat parandada, aga jäid üldse poodiumilt välja. Et ma kujutan ette, et see mõte ja siht ja tahtmine võis päris suur olla enne tänavusi võistlusi see asi lõpuks ära korraldada. Eks ta oli jaa, et viimased 2 aastat on mul tõesti suht aia taha läinud see mäng, et ma olen mingi 8-7 olnud, aga ma teadsin, et mul see aasta on mäng hetkel väga hea ja ma teadsin, et ma olen kindlasti suuteline selle jaoks. Ma ei tea, kas sa ise seda väikest statistikat tead, aga ühes mõttes tegid sa ajalugu, nimelt Eesti meistrivõistlusi ei ole võidetud varem nii, et mängitakse 3 päeva miinusmärgiga tulemust. Nagu sa eile 2 päeva järel ütlesid, võtaks alati, kui 2 päeva mängid miinusesse, aga 3 võtaks juba ammugi. Absoluutselt, jah. Ma ei seda statistikat otseselt ei teadnud, aga jah, on tore kuulda. Oskad sa natukene kirjeldada ka, et sa ütlesid, vorm on viimasel ajal olnud hea, kuigi siin sellel veidral aastal on neid üles-alla käike olnud tegelikult ju kõigil, et kuidas sa selle just oled leidnud praeguseks? No see ongi tänu sellele, et kui võistlusi väga ei ole olnud, siis on hästi palju harjutada saanud, et hoida kõik heas vormis ja mida rohkem harjutada, seda paremaks saada. Mul on mäng kõik osad on suhteliselt head hetkel ja ühtegi sellist suurt probleemi ei ole. Räägime natuke tulevikust ka, et USA-sse ülikool justkui on ees ootamas, samas aeg, millal sinna jõuab, on segane, mis omakorda avab võib-olla võimalusi koondist esindada veel. Eks ikka, et kuna minek on ilmselt alles jaanuaris, siis kõik need suuremad Euroopa võistlused, mis lükati septembrisse ja oktoobrisse, et nüüd on suure tõenäosusega saab neid ka võistelda, mis on selline hea lõpp, ütleks. No kui me siin intervjuu algul rääkisime sellest, et on oodatud, on üritatud, nüüd on see meistritiitel käes, väikene mitte šampuse dušš, aga veedušš on ka peal. Kuidas tundub? Külm on praegu, ei hakka valetama, et tahaks riided vahetada, aga ei, väga mõnus on. Aitäh sulle ja edu edaspidiseks!